Täna oli meil siis külas Hannes Kaasik Jalgpalliliidust ja tutvustas reeglite muudatusi, mis sel aastal jõustunud on ja ütles, et kuidas kohtunikud hakkavad osasid mänguolukordi hindama ja tutvustas meile, et me oleks ka teadlikud sellest. No isiklikult olen vähem palliga trenni teinud kui eelmistel aastatel, aga vaatan, et meeskondlikult võib rahule jääda, sest et kõik on kuidagi uue hingamise saanud ja teevad entusiastlikult kõiki Tarmo tehtud harjutusi kaasa ja tundub, et hooajaks oleme valmis. Alguses jah, kui Tarmo tuli, siis ma natuke ikkagist kõhklesin, et kuidas ta siin hakkama saab, et meil on jah vanad ja siuksed kogenud mängijad, aga meeldiva üllatusena hoopis kõik on nagu paremaks läinud, et Tarmo on väga entusiastlik ja see paneb ennast ka rohkem pingutama ja teised ka pingutavad seetõttu rohkem. Loodame, et ka see entusiasm ja kõik väljendub ka siis mängupildis ja tulemustes, et suudame ka ilusama mängupildiga võita. No see on, võib öelda, et esiliigas on meil nagu kõik konkurendid, et kui meil on halb päev vastasel hea päev, siis võime me vabalt ka tabeli viimasele kaotada, aga samas võime ka kõiki võita, et kui eelmistest aastatest ma arvan, et kindlasti on Maardu see, kes on esikoha pretendent ja kuulda on, et ka duublid ikkagist on oma tuntud tasemel. Muidugi sõltub, et kui palju nad oma mängeid ülevalt saavad kaasata. Ja meile vist on juba mitmendat aastat ka Santos olnud väga ebamugav vastane. Seal oleme saanud päris palju kaotusi neilt. Aga ütleme, et kõik ikkagist on meil vastased ja mis kohaga võiks olla, et ikkagist eespool, et plaaniks sinna medalikohtadele, et suudaksime jälle jõuda. Et 3. on meil nüüd kõige kõrgem koht olnud, aga et miks ka mitte siis teine või esimest kohta rünnata. No seda on nüüd raske välja tuua, et kes üks võiks olla. No et kui ründe poolt vaadata, siis kindlasti Siim Rannamäe ja uusmängija German Kurilov, Joonas ja on see, kes meil ikkagi hakkavad siin ründe raskust kandma, pluss siis keskväljal Mario ja Dima. Siis kaitses loodame ka mina ja Mihkel ja Taavi ja kes meil veel siin, pluss siis Artjomiga häid mänge näidata ja taga 0 hoida. Arvale peaks selle puhul kaasa elama, et on kõik kohalikud kutid, mängivad siin Rakvere au eest ja mängivad iga mäng lõpuni. Kutsungi, et kõiki tulge ikkagist mängudele. Mida rohkem publikut, seda parem mängida ja seda parem emotsioon ka publikule jääb.